poodides leiva- ja saiariiulite ääres käinuid on haaranud linnugripp. Haiguse peamiste märkidena näeme tantsusarnaseid liigutusi. Õppigem neid tundma. Esiteks seistakse tavaliselt riiuli ees, kuigi haigushetk võib tabada inimest ükskõik kus kohas. Ja seejärel pööre. Niimoodi välja sirutatud käega, aeglaselt, ja see on siis 180-kraadine pööre kujuteldava kaamera suunas. Teiseks järgneb siia enamasti selline üles-alla nõksutustega seotud sammuteada külgedele. Ja siia lisandub tugev rõhutatud kätesirutus. Ja kolmandaks võib enamasti tulla, kuigi improvisatoorsus selles ataki, tähendab tantsufaasis kasvab, pööre siis liikumist telja suunas ja rõhutatud nõksutused edasi-tagasi sammudega. Ja lisanduda võib siia erinevaid käeliigutusi. Ja neljandaks, mis on ka vast kõige äratuntavam tantsus, tähendab siis ataki osa, on sakitamine ehk kõrelõikur. Ja see juhtub enamasti sellise hüppega seotud pöörde lõpus, kus siis jäädakse madalatud raskuskeskmega asendisse ja jäsemed teevad siin sellist ettepoole sirutatud tõmblust niimoodi kiiresti vaheldudes. Haigushoog tants lõpeb siis tihtipeale sellise asendiga, kus tiivad, see tähendab käed, on asetatud niimoodi rinnale risti. Nüüd on saabunud see punkt, kus nali on end juba ammendanud, aga video veel kestab. Seepärast vaatame kõik järjest uuesti üle.